Kuna igal aastal hukkub Eesti teedel oma kevadrändajal tuhandeid kahepaikseid, on Eestimaa Looduse Fondi vabatahtlikud alates juba aastast 2012 kevadõhtutel konni abistamas. Eks me oleme inimestena laiendanud oma valdusi ja saanud kokku siis ka nende kohtadega, kus konnad on aastasadu harjunud käima. Et meie teed lihtsalt paratamatult lõikuvad nende omadega ja kuna meie oleme endale võtnud kasutusele igasugused liiklusvahendid, siis lihtsalt nad on nii palju väiksemad ja haavatavamad, et kui me neid märkame, siis me saame neid ka aidata. Rapla kooli õpilased osalevad Eesti Looduse Fondi aktsioonis sellel aastal esmakordselt. Et neid nii palju tuli, oli üllatus küll, aga tegelikult ju nii mina meie koolis Vesiroosis tegelikult tegin üleskutse ja gümnaasiumis õpetaja samamoodi, et väga tore, suur aitäh neile. Minu kogemus Rapla noortega on see, et nad on väga suured vabatahtlikud, nad on Särinale ka alati appi tulnud ja kuidagi nii targad ja ägedad, nii et ma ei tea, Raplas on meil tõsiselt vedanud. Ma tulin peamiselt sellepärast, et minu bioloogiaõpetaja soovitas tulla ja kutsus, et siis noorid kutsus kokku näha, kui palju tuli ka, et väga tore näha. Kas ja kui palju üllatusi tuli konnade kohta, et nagu kuulda oli, siis ikkagi teil anti päris korralikult teadmisi ka nendest, et kas tuli midagi üllatusena ka? No muidugi konnade kohta sai targemaks, et ma üllatusi, ma nüüd ütleks, et konnade teadmine nii palju üllatav on, aga ikkagi väga tore on olnud ja teadmisi rohkem juurde saanud. Konnade ränne toimub sellel aastal üle Eestiga väga erinevalt. On kohti, kus neid on õhtupimeduses liikumas massiliselt, kuid on ka kohti, kus neid liikumas vaid üksikuid. Kuid ränne kindlasti hoogustub, kui ka nüüd ööd soojemaks lähevad. Et see on kindlasti midagi väga head, mida me oleme kindlasti märganud, mis võib tekitada väga palju kahju, kuidas sa näed neid konni lihtsalt, kuidas nad on pärast autod ülesõitmist. Ja mõtlesimegi siis, et tuleme ja teeme mingisuguse väikse heateo suure eesmärgi nimel. Kas on midagi teie jaoks ka üllatust tulnud seoses konnadega täna õhtul? Et jah, üks bioloogiaõpetaja mainis siin, et konnad neelavad silmadega, et nad söövad ikkagist nagu läbi suu, aga neelavad silmadega. Midagi võib-olla sükast nagu üllatust ei tund, aga sain ikkagi nagu uusi fakte ja teada, et nagu mida võib-olla oli meelest läinud või siis ei teadnud. Konnad rändavad? Kevadel. Aha, ja miks? Sellepärast, et nad tahavad oma sündimispaikadesse jõuda, et kudeda. No nii, siin on ka vägagi noored mehed täna õhtul konni korjamas, et kas olete varem käinud ka? Ei ole. Kas oli põnev? Jaa. No mis eriti meeldis? See, et me saime konni katsuda. Kas sa oled varem konni katsunud ka üldse? Olen. Ei karda üldse? Ei. Mitu konna jõudsid üle teie tassida täna? Umbes vist 3. Turvake teda. No vaatan, et see loodusaine on ikkagi siin Raplas vägagi populaarne ja noori see, nagu aru võib saada, siis köidab. Eks ikka, aga ma ise seal lihtsalt ei käi seal linna looduse valikaines. Kuid tänasel õhtul ikkagi siin konnatalgutel, et no mida teie siit endale tänasel õhtul kõrva taha nii-öelda panite? Ma sain konnade kohta ikka teada nii mõndagi, et nagu on üldse sükseid ettevõtmised, et neid niimoodi saab korjata ja aidata niimoodi, et ma tõesti kahetsen, et ma täna õhtul siia tulin. Kindlasti peaksid sõidukijuhid kohtades, kus konnade ränne toimub, olema tähelepanelikumad, sest lisaks konnadele võib seal õhtutundide laskeldamas olla ka vabatahtlikke. Kui ka teie sooviksite aga oma kodukoha lähedal konni abistada, tuleks selleks lihtsalt mõningaid asju teada. Põhiasjad on tegelikult väga lihtsad. Kevadine konn on hästi jahe, ehk siis tasub kanda kindaid. Muidugi tuleb hoolitseda selle eest, et sa ise auto alla ei jää, kui sa mõne teelõigu peal oled, ehk siis tasub kanda ka vesti või helkureid. Ja kuna konnad juhinduvad tegelikult maamagnetväljade järgi, siis sealt, kus sa selle konna tee pealt üles nopid, siis vaata, kuhu poole ta nina jääb ja viida sinna poole üle tee, kuhu ta tahab minna. Ja kui konn on juba vees või rohualal, siis ei pea teda üldse torkima, las ta elab oma elu. Paarituvad.